Sa kuulad podcasti Otsingul ja minu nimi on Helari Tamm. Olgu öeldud, et see ei ole loeng. Kõige parema kirjeldusena ehk teekonna kirjeldus. Tee. Heebrea keeles on üks sõna tereh. See tähendab teed, rada, liikumist. Ja mitte tingimata ainult sihtpunkti, vaid viisi, kuidas sa liigud. Ja see podcast ongi sellest teest. Küsimustest, mida me tavaliselt ei küsi, sest meil pole aega. Või sest vastused võivad olla ebamugavad. Siin ei õpetata, kuidas elada. Siin mõtleme koos, miks me elame nii, nagu elame. Ja kui sa oled teel ja tunned, et lihtsalt vastused ei too enam rahu, siis oledki õiges kohas. Mis jääb alles, kui aasta lõpeb, küsin ma täna. Täna on detsembri lõpp, aasta on peaaegu läbi. Uus aasta algab varsti. Ma olen mõelnud selle peale. Mitte lihtsalt plaanidest, mitte lubadustest, vaid sellest, mis tegelikult muutub. Mis tegelikult aastavahetusega muutub? Kas aastavahetus on lihtsalt number kalendris või tegelikult on see hetk, kus midagi saab otsa? Me sageli ütleme, et uus aasta, uus algus, aga mis jääb alles? Mis tuleb kaasa? Ja ma küsin täna, mis jääb alles, kui aasta lõpeb? See ei ole mingi kerge küsimus, see paneb tagasi vaatama ja mitte uhkusega, vaid ausalt. Aasta kannab endas ju päris palju päevi, mis läksid hästi ja päevi, mis ei läinud nii hästi. Me kogeme asju, mälestusi, vigu, võite. Ja mõned neist on kerged. Teised on rasked. Nagu koorem, mida ei panda maha. Heebrea tarkuses räägitakse tagasipöördumisest, teshuva. See ei ole lihtsalt vabanemine, see on tagasi tulemine. Tagasi selle juurde, kes sa tegelikult oled. Imago Dei, Jumala näoline. Teshuva ei küsi, kas sa unustad minevikku. See küsib, kas sa saad sellest vabaks. Kas sa saad edasi liikuda, ilma et vana sind kinni hoiaks. Üks inimene, keda ma tean, ta kandis aastaid süüd. Ja mingi otsuse pärast. See ei läinud ära ja isegi kui aeg läks edasi. Aasta lõpp ei kustuta seda. See paneb lihtsalt küsima, kas ma kannan seda edasi või lasen lahti. Ja probleem on selles, et lahti laskmine ei ole lihtne. See nõuab julgust. Julgust otsa vaadata. Ja vahel ei taha me otsa vaadata, sest muidu mis jääb siis alles, kui ka sellest raskusest vabaneme. Uus aasta lubab alata puhtalt lehelt. Aga see on ka tõsi. Me ju teeme plaane, me anname lubadusi, me ütleme seekord teisiti. Aga sees on vaikus. Mitte rahu, vaid küsimus, kas ma suudan. Heebrea mõtlemises on selleks šabat, rahu. See on ikkagi peatamine, mitte ainult nädalas, vaid ka aastates. Ja see hingamispäev tuletab meile meelde, et sa ei pea kõike tegema. Et aeg ei ole sinu käes. Aasta lõpp võib olla nagu hingamispäev ehk šabat. Peatamine. Et vaadata, mis on tõeliselt oluline. Üks isa, üks ema. Ta vaatas aasta lõpus tagasi, mida ta andis perele, mida ta ei andnud. See ei olnud süüdistus, see oli küsimus, mis jääb alles. Perekond või ainult mälestused. Vaikus ei ole tühjus, see on ruum.
ruum, kus saab midagi uut alata. Aga kui me täidame selle oma plaanidega, siis võib-olla mitte midagi ei muutu. Ja lõpuks jõuame ikka südame juurde. Sest süda on see, kus kõik otsused sünnivad. See on see, mis kannab minevikku ja tulevikku. Nii et kui aasta lõpeb, siis süda küsib, mis on minus püsiv. Mis ei muutu numbriga kalendris. Kas minu väärtus on selles, mida ma tegin, või selles, kes ma olen ja kelleks mind on loodud. Heebrea tarkus ütleb, et inimene on loodud tagasi pöörduma. Teshuva on võimalik, aga see ei sünni automaatselt. See nõuab peatumist. See nõuab vaikust. See nõuab, et sa ei jookseks edasi. Üks liider, ta kandis vastutust aastaid. Aasta lõppani aga küsima, kas see vastutus on ikkagi minu. Või on see muutunud identiteediks? Mis jääb alles, kui rollid kaovad? See küsimus ei ole lahendatud, see jääb. Ma jätan sulle mõned küsimused, mitte kohe vastamiseks, vaid kaasavõtmiseks. Mis koormat ma kannan, mida pole vaja edasi kanda? Kas ma julgen vaadata otsa endale ja maailmale ja oma loojale, mida ma tegelikult kahetsen? Ja kui uus aasta algab, mis minus ei muutu, mis püsib? Kas see on rahu või midagi, mis vajab tagasipöördumist? Otsing ei lõppe sageli vastustega. Sageli algab ka siis, kui me lõpetame enda eest põgenemise. Kui see mõtisklus jättis sind natuke rahutuks, siis võib-olla puudutas see midagi tõelist. Järgmises episoodis jätkame teed. Aitäh, et kuulasid.